Tere hommikust! Ma üritan nüüd järgmise poole tunni või natuke rohkem jooksul hästi kiiresti läbi kapata päikese elektrisektorist, et ma soojusest, päikesest saab energiat kahte moodi, saab elektrina, saab soojusena, et täna me räägime tegelikult siis ainult elektrist. Ja mul on siin slaidides on päris palju selliseid slaide, mis on tegelikult vajalikud pigem homseks töötoaks, aga ma panin nad siia ühte slaidi ritta sisse niimoodi, et ma eeldan, et need slaidid on kättesaadavad pärast, et siis saate neid homses töötoas ka nii-öelda spikrina kasutada. Kõigepealt natuke taustast, et esimesed päikeseelektrijaamad ühendati Eestis võrguga 2012 aastal, ehk see on siis nüüd see aasta saab juba 8 aastat ja minu enda kodumaja, mis on siin pildil, oli siis üks esimesi, tegelikult 3. päikeseelektrijaam, mis Eestis üldse võrguga ühendati ja tänaseks on ta tootnud siis see 10 kilovatine jaam kuskil 80 000 kilovatt-tundi puhast elektrit. Et kui me paneme nüüd selle 80 000 kilovatt-tundi perspektiivi, see on umbes 10 000 kilovatt-tundi igal aastal, siis Eesti keskmine majapidamine tarbib aastas umbes 5000 kilovatt-tundi. Ehk siis sellelt ühelt katuselt tuleb 2 keskmise Eesti majapidamise aastane elektrienergiatarve. Nüüd mulle meeldib mõnes mõttes alustada oma esitlusi ühe väga kihvti Bulgaaria päritolu Ameerika kunstniku Janko Cvetkovi pildiga. Tema on teinud atlase, kuidas jagada Euroopat. Ja seal on, siin on esimesed 20, et kes joob kangeid alkohole, kes joob lahjasid alkohole, kus süüakse musta leiba, kus süüakse valget leiba ja nii edasi. Aga number 4 on siis päikeseline Euroopa ja pilvine Euroopa. Ja nagu te siit pildi pealt näete, siis me oleme nii-öelda selles inimeste tavaarusaamas selles pilvises Euroopas. Et kas see päriselt ka nii on, selleni jõuame mõne hetke pärast. Nüüd, mis üldse sunnib kedagi investeerima taastuvenergia lahendustesse? Päikese puhul me räägime, kui Anu rääkis siin tuule puhul hästi suurtest investeeringutest, hästi suurtest tuuleparkidest, sellisest tõsisest suurenergeetikast. Siis päikese puhul, päike on tehnoloogia, mis on tegelikult iga mehe tehnoloogia. Et igaüks meist moel või teisel praktiliselt saab osaleda elektriturul elektritootjana, mitte ainult tarbijana nagu täna, vaid ka elektritootjana. Põhiliselt on 3 motivaatorit. On majanduslikud motivaatorid, on regulatiivsed motivaatorid ja on keskkondlikud motivaatorid. Nüüd, kurb uudis on see, et eestlaste jaoks need keskkonnamotivaatorid ei tähenda mitte midagi. Et tegelikult üldjuhul, siin on mul üks tsitaat Kati Orrolt, see on küll juba mõned aastad vana, aga ega tegelikult meie, ütleme sellises üldises tunnetuses väga palju ühiskonnana muutunud ei ole. Et me lihtsalt ei tähtsusta kliimamuutuste mõju ja meile meeldib nagu see, mis me enda ümber näeme, aga mis mujal toimub, see meid väga ei häiri. Lähme järgmiste motivaatorite juurde, majanduslikud motivaatorid. Siin ma kahjuks pean Anut natuke parandama, et see Lazardi uuring oli sul natuke vana, et päike on natuke odavamaks läinud, kui sul seal slaidi peal oli. Okei, vahet ei ole. Mis on oluline? Oluline on see, et viimase 10 aasta jooksul, see punane asi ka töötab, ei tööta? Töötab. Kui 10 aastat tagasi päikesest elektri tootmine oli oma hinnalt põhimõtteliselt üks kallimaid tehnoloogiaid. Et siin on dollarites, dollarit megavatt-tunni kohta, tootmise omahind, see oli üle $300 megavatt-tunni kohta, siis 2019 lõpus me olime tasemel seal kuskil 50
dollarit megavatt-tunni kohta. Ja kui nüüd keegi enam-vähem jälgib Nord Pool Spoti börsihindu, dollar on eurost natuke odavam, siis täna on meil keskmine börsihind seal samamoodi kuskil 50 juures. Ehk põhimõtteliselt täna juba ka Eestis on võimalik päikesest elektrit toota praktiliselt turutingimustel, aga siin on üks klausel, et sul peab olema nagu väga odavalt investeeringuks raha kätte saadav. Ja see Lazard ei ole ainuke, kes on sellist hinnalangust nagu näidanud, on näidanud ka Bloomberg ja kõik nad ütlevad, et päikesest elektri tootmine on viimase 10 aasta jooksul, kes ütleb seal 85%, kes ütleb 90% odavnenud. Ehk siis see 90% tähendab seda, et kui 10 aastat tagasi maksis nii-öelda 100 ühikut, siis täna ta maksab 10 ühikut, eks. Ja mis on oluline, millest siin täna on nii Mihkli ettekandes kui Anu ettekandes, on salvestus. Ka salvestus, lokaalne salvestus on märkimisväärselt odavnenud ja päikese puhul me räägime pigem sellisest lokaalsest tarbija juures salvestusest. Nüüd ma avaksin natukene tausta, kuidas päikeseenergia odavneb. Päikeseelektrijaama investeeringust umbes poole moodustab päikesepaneelide hind. Ja päikesepaneelid on selline suhteliselt kontsentreeritult Kagu-Aasias toodetav kaup. Suured tehased on Hiinas, Vietnamis, Lõuna-Koreas ja mujal Kagu-Aasia riikides, Malaisia, Indoneesia, ühesõnaga me võime rahulikult öelda, et umbes 80% kõikidest globaalselt kasutatavast päikesepaneelidest tuleb kuskilt Kagu-Aasiast. Nüüd, nagu te teate, siis globaalne majandus on mõnes mõttes, ta on globaliseeruv, et vahemaad vähenevad, kaubad liiguvad kiiremini takistusteta ja teiselt poolt on riigid väga paljuski asunud ka protektsionistlikke meetmeid kasutusele võtma, eelkõige Ameerika Ühendriigid ja näiteks ka Euroopa Liit. Ja 2018 alanesid Euroopas päikesepaneelide hinnad aasta algusega, ütleme jaanuar versus september, siis septembris olid paneelide hinnad Euroopas 40% odavamad kui jaanuaris. Ehk siis ühe aasta jooksul paneeli hind odavnes 40% ja paneeli hind moodustab 50% jaama maksumusest, eks ju. Aga mis seda siis põhjustas? Põhjustas see, et kõigepealt kevadel Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kehtestas kaitsetollid Ameerika Ühendriikide turule, et hiinlased ei saanud sisuliselt enam vabalt vedada oma kaupa Ameerika turule, müüa seal. Ja aasta lõpus, septembri alguses, aegusid Euroopa Liidu kaitsetollid, mis olid kehtinud viimased 5 aastat. Ehk siis need kaks sellist poliitilist mõjurit mõjutasid seda, et hiinlased Hiina tehastel oli ületootmine, neil polnud oma paneele kuhugi panna, hinnad läksid alla ja Euroopa turg oli kinni. Ja kui Euroopa turg avanes, siis tegelikult see laevade karavan, mis paneeli konteineritega tuli, see oli märkimisväärne ja tõepoolest 2018 sügisel, kes ehitas päikeseelektrijaama, ehitas seda põhimõtteliselt 40% odavamalt, kui ta oleks ehitanud mõni kuu varem. Ja see hinnalangus jätkub. Nii. Nüüd, mis meil on perspektiiv, et kui ma ütlen, et hinnalangus jätkub, siis möödunud aasta lõpus tuli üks ühisuurimus, kus olid mitmed teadusasutused Soomest, Belgiast, Itaaliast, Hispaaniast ja jõuti järeldusele, et Eestis me peaksime vaatama seda Helsingi hinda. Siin on nüüd suure päikeseelektrijaama tootmise omahind eurot megavatt-tunni kohta. Kui me rääkisime, et 2019 me oleme kuskil siin 50 euro juures megavatt-tunni juures, siis 2050 on prognoos, et me jõuame alla 20 euro megavatt-tunni. Ja
majandust enamus teist on ilmselt nii palju õppinud, et kui ta saab aru, et kui see börsihind, hulgihind sõltub pakkumise hinnast, siis järelikult, kui tootmise omahind läheb alla, peab minema lõpuks alla ka börsihind, eks ju. Et siis see on see, kuidas hakkab taastuvenergia mõjutama meie elektriarvet siin lähema 20 aasta perspektiivis. Ja mis veel olulisem, et tootmise omahind koos kombinatsioonis salvestuse omahinnaga, et kui me vaatame tootmist, siis see on tootmisüksusest, ütleme paneelide inverteritest, välja tulev elekter, kas tarbitakse kohe ära või suunatakse võrku, sellel on oma hind, aga kui me salvestame seda vahepeal ka kuskil akudes, mingisuguse tehnoloogiaga akudes, siis salvestamisel on samamoodi oma hind. Siis olulisem on, kui see tootmise omahinna langus on isegi kombinatsioon tootmise ja salvestamise omahinna langus, et kui me täna oleme tootmise ja salvestamise omahinnaga siin natuke alla 100 euro megavatt-tunni kohta, siis 2050 me jõuame samamoodi prognooside kohaselt kuskile sinna 30 euro juurde megavatt-tunnist. Ehk meenutame, et täna börsihind on kuskil suurusjärgus 50 eurot megavatt-tund. Nüüd päikeseelektrijaamade ehitamise põhimõtted üle Euroopa on paljuski erinevad. Siin on välja toodud üks graafik. Osad riigid, nagu siit Rumeenia, Bulgaaria, Hispaania, UK, ka Tšehhi, kus domineerib see kollane post, need on põlluelektrijaamad. Et osad riigid on läinud seda teed, et päikeseelektrijaamu rajatakse suurtele vabadele maadele, see on hästi kuluefektiivne, tootmisomahind tuleb väga, väga konkurentsivõimeline ja mis seal salata, seda eriti näiteks, mis puudutab Rumeeniat, Bulgaariat, Hispaaniat. Need suured tootmisvõimsused rajati nii-öelda buumi ajal, seal kuskil 2012-2013, kui riigid maksid väga heldeid toetusi ja siis arendajad lihtsalt tuimalt otsisid üles vabu maatükke, kus oli liitumisvõimsus lähedal ja laotati need paneelid siis põldudele laiali. Nüüd teine pool Euroopast, ütleme pigem see on siis nagu põhja pool ja selline natuke mõtlevam pool, on läinud siis seda teed, et need on siis need riigid, kus domineerib see sinine värv, et need sinised on jagatud siis, see kõige tumedam sinine on elukondlikud hooned, natuke heledam sinine, see vahepealne on kommertskasutus, ehk see on siis tööstused, ettevõtted, ja siis kõige heledam on, õigemini tööstused on siis see kõige heledam. Et nemad on siis poliitiliselt suunanud päikeseelektri ehitamist tarbimise juurde. Ehk et kui sul on elamu, korterelamu, et siis selle juurde, et katta seda lokaalset hoones või kinnistul ükskõik missugust tarbimist, eks ju, ja eriti tööstus- ja kommertskinnisvara puhul on see väga selline kulutõhus nagu nii-öelda sellele kinnistu omanikule. Et need on need erisused. Ja selles mõttes ei ole nagu ühte turumudelit, mis toimiks nagu üle terve Euroopa Liidu. Et räägitakse küll Euroopa Energialiidust, aga tegelikult on 28 erinevat regulatsiooni ja 28 erinevat lähenemist turukorraldusele. Nüüd, mis mõjutab Eestis päikeseelektri turgu kõige rohkem? Lähematel, ütleme 3-5 aastal on järgmisest aastast täiel määral rakenduv hoonete energiatõhususe direktiiv, mis tähendab seda, et praktiliselt kõik uued ja oluliselt rekonstrueeritavad hooned, millele vähegi on tehniliselt võimalik, peavad olema ligi 0 või 0 energiahooned. Tänase ehitusteadmise juures meie kliimas ei ole seda võimalik saavutada ilma lokaalset taastuvenergiat tootmata. Ja täna kõige kulutõhusam on seda teha läbi päikesepaneelidega elektrit tootes. Ehk siis päikeseelektrijaamad aitavad saavutada neid hoonete energiatõhususe miinimumnõudeid.
ja miinimumnõudeid peavad järgima põhimõtteliselt kõik hooned. Eestis on antud ajapikendust väikestele alla 150 ruutmeetrise põrandapinnaga eramutele ja siis välistatud on loomulikult ajaloolised hooned, tööstushooned, seal ei ole see lihtsalt võimalik, tööstusprotsessid nõuavad oma energia, aga näiteks büroohooned, koolid, kõik sellised korterelamud, põhimõtteliselt need peavad olema ligi 0 või 0 energiahooned. Kui see vähegi tehniliselt on võimalik. Et kui see ei ole võimalik, siis seda tuleb põhjendada ehitusloa taotlusel. Nüüd natuke ajaloost. Et paljud teavad, et Albert Einstein on saanud Nobeli füüsikapreemia, aga väga vähesed teavad, mille eest ta on saanud. Et Albert Einsteinile lõpuks 20. alguses anti Nobeli füüsikapreemia selle eest, otsiti põhjuseid, mille eest talle anda, sest erirelatiivsusteooriast ei tahetud talle anda, sest see oli liiga uuenduslik, liiga keeruline tolle aja kohta ja siis leiti tema 1905. aastal avaldatud teooria materjalidest, mis valguse peale langedes toodavad elektrit. Tollal seda teooriat praktikas katsetada ei saadud, aga Nobeli füüsikapreemia talle selle eest ikkagi 21. aastal, kui ma õieti mäletan, anti. Esimesed päikesest, ütleme valgusest, fotogalvaanilised elemendid, valgusest energiat muundavad elemendid tootis siis Belli laboratooriumid 50. aastal. Mul õnnestus lõpuks pika otsimise peale netist leida ka selle esimese päikesepaneeli pilt, see on siin. Ja algselt olidki päikeseelektrijaamad või ütleme päikesepaneelid kasutusel siis kosmosetehnoloogias, kus hind ei olnud oluline, et elektrit oli vaja saada, mis iganes hinna eest. Ja siis lõpuks me jõudsime 80-ndatel selliste väike elektroonikaseadmete, laiatarbeseadmeteni. Nüüd hästi lühidalt, kuidas päikeseelektrijaam ehitatakse. Kõigepealt päikesepaneel koosneb reast kihtidest, need kihid on tegelikult väga õhukesed. Tagapaneel on üldjuhul läbipaistmatu mingisugune polümeer, siis on kiled, mille vahele lamineeritakse ränikristallist lõigatud imeõhukesed, neid nimetatakse vahvliteks, siis ränicellid on nad, eesti keeles on ta rakk, aga see ei ole õige, päikeseelemendid siis, eks. Siia peale joodetakse hõbeniidid, siis on klaas ja siis on alumiiniumraam ümber. On ka ilma alumiiniumraamita, variatsioone väga palju tegelikult. Ja kohe, et ennetada küsimust, mis tuli Anule, kui palju on päikesepaneelid taaskäideldavad, siis täna on ettevõtted Saksamaal, kes ütlevad, et nad suudavad taaskäidelda 99% paneelis kasutatud materjalidest. Ränikristallid või ütleme, need ränivahvlid purustatakse ära, nendest kasvatatakse uued kristallid, tina kogutakse või see hõbe kogutakse kokku, mis on hõbeniidid ja põhimõtteliselt kõik materjalid on täna sealt taaskasutatavad. Päikesepaneelid siis koostatakse niimoodi, et võetakse need imeõhukesed ränikristalli vahvlid, need pannakse ilusti kõrvuti, standardpaneelis on 6x10, siin on väiksem paneel natuke näidatud, ehk siis 60 tselli. Need siis paneelist tuleb välja alalisvool pluss-miinus ja paneelid liidetakse jadadeks ja paneeli jadades tõstetakse pinge kuni siis 1000 voldini. Ja siis alalisvool 1000 volti, kuni 1000 volti suunatakse inverterisse, mis muundab selle siis võrgu karakteristikutega vahelduv vooluks. Nüüd, kui palju meil päikeseenergiat globaalselt üldse on? Globaalselt on meil päikeseenergiat nii palju, et igal tunnil langeb päikeselt energiat piisavalt, et katta kogu inimkonna terve aasta energiavajadusi, mitte ainult elektrienergiavajadus, vaid nii elekter, transport kui siis soojusenergia. Seda on täiesti piisavalt. Ja nüüd suurimad päikeseelektrijaamad globaalselt on väga suured. Et kui me ütleme, et meil Eesti keskmine elektritarbimine on seal kuskil 1000 megavatti juures, siis globaalselt suurimad elektrijaamad on sellest võimsamad
Ja nagu te näete, kus nad asuvad, on põhimõtteliselt Kagu-Aasia. Kui veel, ütleme, 5 aastat tagasi domineerisid Ameerika Ühendriigid suuremate jaamadega, siis täna on selgelt suurimad päikeseelektrijaamad on Kagu-Aasias. Ja Euroopa suurimad on top 20 seal kuskil, ütleme, oma 300 megavatti juures. Nüüd, suurimad päikeseelektrijaamad on tegelikult Google'i satelliidipildid väga hästi nähtavad. Ja see on nüüd Hiinas asuv suurim, mis võtab, kui ma õieti mäletan, 45 ruutkilomeetrit. Et on seda palju? Kuidas tundub? 45 ruutkilomeetrit. See on umbes Tartu pindala. Paneme selle perspektiivi. Meil on Ida-Virumaal põlevkivikarjääridena tühjaks kaevatud tegelikult 140 ruutkilomeetrit. Ehk siis, kui me teeme nagu sellise mõtteharjutuse, et me lükkame selle kõik kuidagi siledaks või katame selle 140 ruutkilomeetrit tänase tehnoloogiaga päiksepaneelidega, siis võiks sealt tulla sellelt alalt kogu Eesti elekter. Kogu Eestis aastas tarbitav elekter. Üle 7 teravatt-tunni elektrit võiks sellelt alalt tulla. Nüüd hästi kiirelt, mis on siis Eestis toimunud siiamaani? Me oleme samamoodi regulatsioonide tõmbetuules, nagu on tuuleenergia ja tegelikult nagu kogu taastuvenergia on viimased 10 aastat olnud. Et me oleme näidanud, ütleme, alates 2012 kuni 2017 oli siuke tubli 48% aastast juurdekasvu. Iseenesest globaalsega võrreldes globaalne juurdekasv on olnud läbi aastate kuskil 33%. Ehk siis iga aasta tuleb kolmandiku võrra nagu juurde. Nüüd 2018 regulatsiooni muutus tingis selle, et aastaga ehitati 100 megavatti. Kui me meenutame, et tuult on meil üldse 300 megavatti, siis 2017 lõpus oli meil päikest oli 20 megavatti ja 2018. aasta jooksul ehitati 100 megavatti juurde. Nüüd 2019 oli rahulikum areng ja 2020 me prognoosime, et me ehitame juurde 200 megavatti ühe aastaga. Päikeseelektrijaam on väga kiirelt arendatav tootmistehnoloogia. Et me oleme võimelised ehitama rahulikult põhimõtteliselt aastas praktiliselt sama palju päikeseelektrijaama juurde, kui meil on ajaloo jooksul tuuleelektrijaama üldse kokku ehitatud. Ja tehnoloogia eripärast tingituna minu seisukoht on see, et me võiksime jõuda, ütleme selle aasta lõpuks me jõuame kuskil 3%-ni Eesti sisetarbimisest päikeseelektrijaamades. Ja 2025 umbes 5%-ni. Aga nüüd 2050 perspektiivis ma näen täiesti realistlikult, et me võiksime anda või saada päikeseelektrijaamadest kuskil ligi kolmandiku, veerand kuni kolmandiku meie tarbitavast elektrist. Nüüd järgmised slaidid ma jooksen hästi kiiresti läbi, tegelikult need on nüüd need, mis on teile pigem homseks töötoaks. Et nagu ma ütlesin, et me saame teha päikesest nii elektrit kui sooja, soojast me ei räägi. Me räägime elektri puhul 3 erinevast tehnoloogiast, on võrguühendusega jaamad, on võrguühenduseta jaamad, ütleme mingid metsatalud, suvilad, kus on vajalik akusalvestus koha peal, ja on vahepealsed hübriidsüsteemid, see tähendab siis seda, et on olemas küll võrguühendus, kuid on ka lokaalne akusalvestus. Kuhu me saame ehitada? Põhimõtteliselt igale poole. Järjest rohkem me näeme ehitusintegreeritud päikeseelektrijaamu, et siin on ühe Eesti ettevõtte tehtud ehitusintegreeritud katus näiteks. Hakkame nägema lähiaastatel päris palju rõduelektrijaamu. Minule meeldib neid asju nimetada elektriaiamaadeks, ehk siis vanaisa õue peale kartulivagude ja porgandivagude kas asemele või juurde tulevad päikesepaneeliread, vaod ja me toodame kodus elektrit. Samamoodi
integreeritud põllumajandustootmisega, karjakasvatusega. Ka Eestis on juba esimesed talunikud olemas, kes kasutavad neid nii-öelda karjamaadel. Siis üks hea näide Tartust, Tartu Elektritakso laeb ennast päikeseelektrijaamas, on siis erinevad transpordilahendused, täna küll veel peamiselt Lõuna-Euroopas kasutatavad parklalahendused. Ja eriti Euroopas, ütleme, kus on maaressurss on kallim, siis jõutakse ka siseveekogudele. Nüüd need on selgelt homsed slaidid ressursist. Mis tuleb meelde, et mis ma panen teile, ütleme, homseks, kui te hakkate töötoas mingisuguseid asju, ma arvan, et seal meil väga palju rääkida aega ei ole, et seal on meil aega nagu rohkem tegutseda. Rusikareeglid. Talvel Eestis päikest ei ole. Põhimõtteliselt novembrist veebruarini vabariigi aastapäevani päikeseelektrijaam magab Eestis talveond. Unustage ära. Ja 85% elektrist päikeseelektrijaamast me saame vahemikus aprillist oktoobrini. Tegelikult on märts ka väga hea kuu juba. Ja rusikareegel 1 kilovatt päikeseelektrijaama Eestis toodab 1000 kilovatt-tundi elektrit, kui ta on õieti paigaldatud. Nii, ja nüüd küsimus, kus on Eestis kõige rohkem päikest, kui Anu näitas siin ägedaid kaarte, minul on ainult üks Eesti kaart siin. Sina tead, sina ole vait. Nii, kust tuleb? Väga lähedal, põhimõtteliselt jah. See on tegelikult siis Roomassaare MHI jaam, aga rusikareegel on see, et kui siin rannikualadel on 100%, siis sisemaal selgelt päikeseelektrijaam tänu pilvedele, kõigele muule kliimale toodab natukene vähem, et ikkagi samamoodi rannikualad nagu ka tuulikute puhul. Üks tööriist homseks, kuidas saada teada päikeseelektri potentsiaal konkreetses asukohas, üks väga kihvt tööriist Euroopa Komisjoni poolt rahastatuna. Nii, optimaalne paigaldusnurk ja sellega ma enam-vähem tõenäoliselt ka lõpetan täna siin ära. Jätke meelde see punane rist. Ühesõnaga, päikeseelektrijaama suund Eesti laiuskraadil, põhjapoolkeral, kus me oleme, peaks olema otse lõunasse. Ja kalle tänu laiuskraadile peaks olema siis ideaalis 40 kraadi, ehk siis see tegelikult on niimoodi, et Lõuna-Eestis Tartus ta võiks olla ideaalis 38 kraadi ja Põhja-Eestis ta võiks olla ideaalis 41 kraadi, aga jätke see 40 meelde. Ja nüüd kõik kombinatsioonid suunast ja kaldest, mis jäävad siia punase risti sisse, on väga hea. Mis jäävad siia kollase sisse, on veel ka okei, ehk siis see on, kui meil täpselt lõunasse 40 kraadi all toodab nii-öelda 100%, siis täpselt lõunasse ja 10 kraadi all toodab ta 10% vähem ehk 90%, eks ju. Et need on nüüd need kombinatsioonid, mida te võiksite siis meeles pidada ja vaadata, ütleme, kui te homme hakkate oma neid töötoa ülesandeid täitma. Ja ma arvan, et on meil aega veel küsimusteks ka või ma... Aitäh. Inimesed on maastiku kasutuse suhtes väga tundlikud. Kui me hakkame rajama prügilat või võtame metsa maha või hakkame tuuleparki paigaldama, siis ikka kusagil tekib protest. Praegu päikesepargid on veel alguses, aga väga kiire arengupotentsiaaliga ja riik ei ole veel seda asunud kuidagi reguleerima. Mida teie olete praegu selleks ette võtnud, et vältida sellist kodanikualgatuslikku protesti, mis paratamatult mingi hetk võib tekkida, kui tekib park kuhugi, kus inimestele ei meeldi? Ei saa nüüd väita, et riik ei oleks midagi hakanud ette võtma, ehk tegelikult meil on olemas terve hulk seaduseid,
mis seda juba täna eos reguleerivad, et päikeseelektrijaama rajamine on elektritootmisrajatis ja see on reguleeritud ehitusseadustikuga ja siis samamoodi teistpidi kohalikel omavalitsustel on ees nii-öelda planeerimisseadus, eks ju. Ja teatud olukordades, ütleme, kui keegi tahab oma vanaema vanaisa maja taha peenramaale rajada see 3-4 rida, siis põhimõtteliselt tõenäoliselt seda protesti ja probleemi ei tekigi, eks ju. Me räägime ikkagi nagu sellistest suurematest parkidest, kus on, ütleme, paar hektarit või 3 hektarit on paneele täis, siis seal on, ütleme, tavaline protseduur on siis see, et kohalik omavalitsus hindab seda, et siin on väga palju just nimelt selle valla või linna arhitekti ja ehitusspetsialisti, ehitusjärelevalve spetsialisti nagu pädevuses hinnata seda ja nende pädevuses ka kas lubada või mitte lubada või siis nõuda mingid lisakooskõlastusi, ütleme naabrite kooskõlastused ja nii edasi. Et me tegeleme selle probleemiga pidevalt, viimasel ajal eriti, sest praegu on just koostamisel valdade uued üldplaneeringud. Ja siis vallad või kohalikud omavalitsused küsivad väga sageli seda, et kuidas me peaksime seda käsitlema, sest eelmiste üldplaneeringute koostamise ajal päikeseelektrijaamadest mitte keegi Eestis ei teadnud mitte midagi. Et need polnud olemas veel. Keegi ei osanud nagu seda ette kujutadagi, et sellised asjad võivad nagu üldse probleemiks saada. Ja nüüd küsitakse, kuhu me peaksime planeerima päikeseelektrijaamad oma valla territooriumil. Ma ütlesin, et igasse koduõue. Et ei, aga me ei saa. Aga miks te ei saa? Et mis see probleem siis nagu on? Ei, aga me peame nad kuhugi panema. Ei pea. Selles mõttes siin meil on hästi palju nagu ära teha kohalikele omavalitsustele selgitustööd, et mis loom see päikeseelektrijaam on ja kuidas seda sööma peaks, eks. Ja ka teiselt poolt, millele sa ilmselt vihjad, on just nimelt see meie kõige vastasus natukene, et midagi uut tuleb, et siis me tahame kohe nagu kõigepealt vastu olla ja siis hakkame mõtlema, et okei, et las ta siis ikkagi tuleb. Et jah, ma ei oska rohkem. Nii, küsin siis selliselt, et see juurdekasvu protsent on kindlasti tulnud sellest, et on makstud 53,7 eurot toodetud megavati kohta. Kui see nüüd lähiaastatel, kuna see nüüd varsti kaob ära? Selle aasta lõpuga lõpeb ära see. Et siis 12 aastat need, kes valmis saavad seda toetust, aga nagu natukene reservatsiooniga suhtun sellesse juurdekasvu protsenti. Et on üks asi, aga teine on selle summa juures, et kui te ütlete, et see LKE on nii madal päikesepaneelide või päikesejaamal, siis miks üldse peaks tegelikult toetama või miks üldse senimaani on toetatud sellist asja, et ta on niigi kõige odavam levelized cost of electricity, et miks me peaks nagu riiklikult sellele tegelikult peale maksma pool, nad saavad ju nulliga. Mille nad saavad nulliga? Et kui nad toodavad 50 eurot megavatt ja kui me maksame selle 53 tagasi tootmise eest, siis nagu turul on nad liiga nagu konkurentsieelises ja igasugune subsiidium ju rikub nagu turu konkurentsi. Jah, õige. Me peame nüüd natukene tagasi vaatama, kuidas see 53,7 tekkis. See 53,7 tekkis 15 aastat tagasi. See on sisse kirjutatud elektrituruseadusesse ja elektrituruseadus on üks selliseid seaduseid, mida iga jumala Riigikogu koosseis, iga jumala koalitsioon hirmsasti üritab kogu aeg muuta, kuid vähestel see õnnestub. See 53,7 on meil seal ajalooliselt olnud. Üle-eelmisel aastal otsustati, et see lõpeb ära, kuna tehnoloogiad on jõudnud konkurentsivõimeliseks ja selle aasta lõpuga see lõpebki ära. Ehk siis, kui me täna teeme selle investeeringu, me oleme, nagu ma näitasin, et me suudame toota turuhinnaga, aga seal ei ole arvestatud põhimõtteliselt kapitali hinda. Ehk siis, kui me teeme selle täiesti turu vastu täna, siis me teeme küll keskkonnale heateo, aga arendaja ei teeni seal põhimõtteliselt mitte midagi. Et ta saab oma raha tagasi põhimõtteliselt nulliga. Et kui 53,7 kehtestati, tehti see tolleaegsete tuulikute
tuulikute nii-öelda tehnoloogia hinna pealt. Ja võimaldati arendajale mõistlikku tootlust, kui ma nüüd õieti mäletan, see oli kuskil umbes 9%, mis oli see nii-öelda see mõistlik tootlus, mis siis arendaja võiks nagu oma investeeringult teenida. Et kui me täna teeme turuhinna vastu päikeseelektrijaama, me ei saa mitte mingisugust tootlust sisuliselt. Ja kui me peame selle raha veel sisse laenama, siis me teeme heateo pangale ja keskkonnale, aga endale teeme nagu karuteene. Ja meenutan, et see päikeseelektrijaamade tegemine turutingimustel teoreetiliselt muutus võimalikuks alles 2 aastat tagasi. Ehk et me ei saa nii kiiresti regulatsiooni muuta, et me ei saa igale nagu võnkele turul reageerida regulatsiooni muutusega, eks ju. Et nüüd ongi selge, et on joon alla tõmmatud, 2020 lõpevad toetused ära, tulevad vähempakkumised ja vähempakkumistelt hea näide, Leedu viimane tuule vähempakkumine, või ütleme suur vähempakkumine oli 3 parimat pakkujat pakkusid 0 eurot toetust. Ja kes siis võitis? Võitis see, kes pakkus parimat kasutustegurit. Ehk siis, et toodab kilovati kohta kõige rohkem kilovatt-tunde. Et Leedu valitsusel või ütleme sellel hindamiskomisjonil olid nagu suured silmad, et 3 parimat pakkujat, kõik pakuvad 0. Pakuti muidugi seda liitumispunkti, eks ju, taheti saada seda liitumisvõimsust. Aga see tähendabki, et see tehnoloogia areneb nii kiiresti. Et nüüd ongi joon all ja ongi kõik.